Ausalt öeldes mulle ei meeldigi ennast defineerida kuidagi teistmoodi kui lihtsalt Stiina Leek. Mulle meeldib mõelda, et ma olen ennast kasvatanud piisavalt iseendaks, et see Stiina Leek juba ise tähendab midagi. Kõige suuremas osas ma tegelen kunstiga ja ka kunstikogukonna kasvatamisega. Ajuokse kõige üldisemas mõistes on noorte kunstnike kogukond ja see, mida mina Ajuokses teen või mida ma enda tegevusega üritan, on pakkuda nendele noortele kunstnikele uusi väljundeid enda loomingu näitamiseks. Kõige rohkem inspireerivad mind need inimesed, kes on minu ümber ja keda ma ka Ajuoksesse kaasan. Ja kui veel laiemalt võttes tegelikult üldiselt ka keskkond, loodus, Tartu. See oma tee tuli kuidagi hästi loomulikult. Et see on ka seotud iseendaga aus olemisega ja siiras olemisega, et see hetk, kus ma sain aru, et mingid valikud mu elus ei ole tegelikult, või mingid valikud enda elus ma olen teinud pigem mugavusest kui sellest, et ma päriselt tahan seda teha ja kui ma hakkasin neid valikuid elimineerima, siis üks hetk see enda tee tuli kuidagi iseenesest ja see kestab siiamaani. Kunst kõige rohkem minu jaoks on justkui suhtlusviis või mingid asjad, mida ma ei julge või ei taha või ei oska välja öelda, siis kunsti panna on seda kuidagi lihtsam. Ajuokse ongi suunatud tegelikult nendele noortele kunstnikele. Et see kunagi sündis sellest arusaamast, et mingid kultuurikihid siin Eestis on nagu tahaplaanile jäänud. Ja ma tahakski seda rohkem esile tuua läbi selle, et ma lihtsalt kogun neid inimesi kokku ja tekitan selle kogukonna, et meil oleks niisugune safe zone, kus tegutseda. Ütleme niimoodi, et see, kuhu ma tahaks jõuda Ajuoksega, ei ole mingi kindel plaan või mul on mingid unistused küll, et tahaks, et oleks nagu päriselt mingi füüsiline hoone koos galeriiruumide ja stuudioruumidega, mida ma saan pakkuda kunstnikele, aga kõige suurem see minu eesmärk on ikkagi pakkuda toetust nendele noortele kunstnikele, kes võib-olla pole veel endas kindlad ja kes veel ei ole enda kohta leidnud ja siis tulla Ajuoksega ja öelda, et näed, see on meie koht.